Aga Toomas Annuk on jõudnud stuudiosse. No palju õnne esialgu ja närvid on vist päris läbi, et siin ikkagi viimastel minutitel pakuti veel närvikodi, kuigi viimase veerandaja keskel oli vahe juba 20 punkti. Jah, et naljaga pooleks saab öelda, et mind tahavad hulluks need 3 Rakvere tagamängijad ja natuke siit kohalt hulluks ka enda tagamängijad. Aga ei, meie poisid olid tublid, et elasid üle selle surve ja eks oli just enne kõike mõtlen Gregorit ja Tommi, nende jaoks oli see kõva vastutus ja suur roll mingis mõttes ka nagu neid natuke suured saapad, kui Brandon nüüd koju läks, aga nad nagu selle auga mängisid välja ja ma arvan, see on nende jaoks edasises karjääris nagu meeletu ja väga väärtuslik kogemus. Suur kiitus neile, et kestsime lõpuni. Ka ülejäänud meestele, rääkimata 2 vanemast mehest, et kui neid poleks ega need noored jogad ka siin, ma ei tea, mis veel kokku suudas keerata mõnikord. Poolajaks juhtisite 3-ga. Mis jutud olid riietusruumis enne teise poolaja algust? Ega seal ei olnudki muud, rõhusime sellele, et 20 minti see hooaeg tõenäoliselt kestab, et midagi ei tohi nagu endasse enam jääda, et siin tuleb kõik nagu mängu panna ja kuidagi see Rakvere ära murda selle koduväljaku võib-olla ka mingil määral ikkagi toetuse või hurraaga, et mingid õnnestumised tulid ja nii step by step läksime ja kuigi oli selge, et nad ei löö käega, selles ma nagu kiidan meeletult Rakveret, et ma mäletan väga hästi, kuidas siin hooaja alguses need Rapla ja Rakverid, need 2 tagumist satsi igasugustes rankingutes, et väga kihvt, et Rakvere on tagasi korvpallikaardil. Nende areen on üks mul lemmikareene, kus ma see aasta ei kaudanud kordagi meestega. Ja oli teada, et nemad käega ei löö, just ma rääkisin ka need 3 tagamängijast kunstnikku, et nad ei anna seda asja niisama, et kahju, et tormi puudu oli, aga eks vigastused räsisid mõlemat meeskonda ja selles mõttes lõpp ja kõik ja Rakverel tasub endale uhke olla. Aga esimesel poolel ikkagi seal alguses ikkagi kartsid eeldasid, et läheb siin päris lõpu peale, et panid ikkagi korraks jälle Joonas Reini sisse, Marek Ruudu sisse, et eilsest oli veel ju teada või tegelikult kogu seeriast, mitte ainult eilsest meestele väsimus sees. Ja eks ikka vaatad siin vahepeal meeste liikumisi, saad aru, et kuskil on kas või see 1 minut vaja see puhkust leida, et pingi pealt need poisid tulid ja aitasid ära selle asjad nagu lappida, et võtlen kogu tiimi võit, et siin ei ole, et üks mees, teine mees, et olid nii põhimängijad, pingimängijad kui täitsa noored pingi peal, kelle toetust ja kaasaelamist oli kogu aeg tunda, et see kõik on nagu kõvaks abiks just eriti, kui me oleme väsinud ja nii-öelda vanemad mängijad on ka natuke võib-olla rohkem puitud kui mõni noorem mees. Aga aitäh, Toomas Annuk, ja lasen sindki nüüd võitu tähistama. Ja aitama, kõik head.